Meie Rootsi teekonna ajal sattusime sügaval metsas peituva kinnisvara peale, mis tõesti peegeldab selle maa ajalugu. See lugu on seotud ühe Rootsi vanima tööstusharuga, metsaraietööstusega. Me leidsime suure valduse, mille ehitas 19. sajandil üks perekond, kes püüdis siin elatist teenida. Aja jooksul elasid ja töötasid sellel maal mitu põlvkonda. Nende elu sõltus neid ümbritsevatest metsadest. Aastate möödudes hakkas tööstus muutuma. Metsaraie muutus tsentraliseeritumaks ja väiksemad ettevõtted nagu see kadusid aegamisi. Pered kolisid ükshaaval ära, kuni lõpuks jäi alles vaid üks. Majast leidsime dokumente, fotosid ja isiklikke esemeid, mis kõik viitasid viimasele elanikule. Naine nimega Nanny, eakas daam, kes elas siin üksi kaua pärast seda, kui teised olid lahkunud. Kui ta suri aastal 2001, jäi kõik maha. Peaaegu 2 sajandit ajalugu on endiselt üle kogu maja laiali. Täna astume sisse, et näha, mis sellest alles on jäänud. Me oleme oma lemmikriigis. Vau, rong tuleb mööda. See on osa loost. Aga me oleme oma lemmikriigis, et kõigile näidata Rootsis. Ja meil on teile kõigile fantastiline koht. Tegemist on tegelikult tohutu suure kohaga. Ma ei suuda selle suurust ette kujutada. Aga nagu sa loos kuulsid, see oli kunagi tööliste veskikompleks või veskitehas. Kuidas sa seda ütleksid? Ma ütleksin saeveski. Saeveski. See ongi see sõna, mida ma otsisin. Ja need majad, mida me siin kõrval näeme, olid majad, kus selle tehase töölised, ma arvan, elasid. Tõenäoliselt küll, jah. Jah, tõenäoliselt sellepärast, et Rootsi on uskumatult suur. Ja kui töötajad pidid iga päev tööle tulema, eriti ajal, mille autosid polnud veel nii palju, oleks see olnud tõeline katsumus. Eriti talvel, kutid. Jah, tahate sisse ka vaadata? Jah, vähemalt ühte neist. Jah, ma arvan, et need on põhimõtteliselt samad. Tõenäoliselt, kui need on töötajatel, jah. Jah. Sa näed, kui sisse lähed. Kas sul on kõik korras? Jah, see näeb natuke räämas välja. Ja. Neid pole minu teada aastakümneid kasutatud. Nii et jah, see on väga lihtne maja, kus on kõik vajalik, mida tehase töötaja vajaks. Näiteks pliit seal, kööginurk, siinpool istumisala. Õmblusmasin. Vau, kes see õmbles? Buskevarna. Jah, Rootsi bränd, mu sõber. Ilus, vintage, õmblusmasin. Nagu näed, kõik põhivajadused, mida keegi vajaks, on olemas. Ja ma arvan, et tolle aja töölise kohta oli neil päris hea elujärg. Jah, see on üsna avar. Mulle meeldib see maja. See näeb välja nagu pliit. Jah. Seal on õlipump asjade määrimiseks. Ja siin taga lõpus on meil väike hubane magamistuba, kus ühes nurgas on voodi, väike kirjutuslaud, kõik isegi kirjutusmasin vend ja kalkulaator. Hei. Mis? Üks neist tüüpilistest Rootsi või Skandinaavia ahjudest pean ütlema. Mulle tõesti meeldib see. Ilus. Ma mõtlen, kui ma oleksin olnud tööline, oleksin tahtnud siin elada. Tõsi. Tõenäoliselt. Vabandust? See näeb hubane välja. Jah. Väike, aga hubane. Kujuta ette külma talvepäeva ja siis siin sees olemist. See on täpselt samasugune nagu see teine. See on veel üks köök. Jah. Jah, see on ilmselt nagu korterid või midagi sellist. Jah. Nii et siin elasid mitu töötajat. Jah, nagu näha, pole sellest palju alles jäänud. Saiketat ise. Ja siis see teine hoone siin kõrval on tõenäoliselt täpselt samasugune. Kaiser, ma ei tea, millisest riigist see kaubamärk pärit on. Jah, mina ka ei tea. Kas me oleme varem Kaiserit näinud? Ma ei usu. Sinna on kirjutatud rootsi keeles. Kaiserfabrik, Kaiserslautern. See kõlab minu jaoks natuke saksa või rootsi moodi. Või teeme lihtsalt saksa aktsenti. Jaa. Võib-olla peaksin selle puhul lihtsalt oma aktsenti veidi muutma. Ja tööliste majad. Ma mõtlen, Rootsi on tuntud oma töötaja sõbraliku poliitika ja sotsialismi poolest. Jah. Väga külalislahke. Väga külalislahke, täpselt nii. Aga
Need kohad on paremaid aegu näinud. jah, on küll. Siiani vaieldakse selle üle, millal see koht tegelikult hüljati või millal ettevõtte tegevuse lõpetas. Aga sellest pole enam palju alles. Kas sa arvad, et töötajad tõid isegi oma lapsed siia, sest siin on... ma arvan küll. jaa. Kui see on nende maja, siis miks ka mitte? Jah. Nii et tõenäoliselt elaksin koos põhikperega veel paar perekonda. Selle ettevõtte omanikud, kes siin elasid, ma mõtlen, et minu rootslastest sõbrad nimetasid seda häärberix või villaks. Aga minu jaoks on see lihtsalt tavalise suurusega maja. Aga Rootsi mõistes on see üsna suur. jah. Jah. Sest Rootsi maad on väga väikesed. Nad hoiavad neid väikestena, et neid oleks talvel lihtne soojendada ja see ei võtaks nii palju energiat. Nii et me uurime seda praegu, aga otse meie selja taga metsas on tohutu tehas, laod. Ja video lõpus läheme seda vaatama, nii et kindlasti jääge vaatama. Ja kõik, hei, vaadake seda. Dikei vendade kaup, minge vaadake seda, link on kirjelduses. Oled valmis minema? jah, ma olen valmis. Avastame seda kohta. Mina olen valmis. Lähme vaatame järele. Mul on hea meel Rootsi tagasi olla ja siin natuke ringi vaadata. ma olen selle maja pärast päris elevil. Ja lähme nüüd sellesse hoonesse sisse. Hiljem läheme ülesse, praegu oleme selle koha koridoris. Me näeme isegi nende inimeste jopesid, kes siin kunagi elasid. Need on kõik siia maha jäänud. Lähme sisse. Ja me astume kohe sisse väga-väga tüüpilisse ja ilusasse rootsipärasesse tuppa. See oli söögituba. Täiesti valge. väga rootsipärane. See on nii tüüpiline asi. Ja nendes kohtades on ülimalt funktsionaalne ja lihtne mööbel. ma mõtlen jah, mida rohkem valget sul on, seda rohkem valgus peegeldub sellelt, nii et seda rohkem valgust sul on. Talvekuud, eriti selles Rootsi osas, on väga karmid. Päevavalgust on vaid mõned tunnid. Inimesed vajavad oma ellu palju valgust ja kirkust. Ja see siin on minu arvates maja uhkuse asi. see peab nii olema. Tõrudega. nii ilus. Oleme varem Linwood Hallis õppinud, mida tõrud tähendavad. Kas see tähendab nagu tere tulemast? oh jah, see on õige, see on tervitussümbol. Jah. Ja nad tegid siin viimase lõkke, kui nad viimast korda siin elasid. Tuhk on mingil põhjusel üle kogu põranda laiali. Aga me ei ole ka kindlad, millal need inimesed, kes siin elasid, lahkusid. Sest me teame, et äri võib-olla suleti kuskil 1819, 1980, 1990. Aga need inimesed, kes lahkusid hiljem, selles olen ma üsna kindel. tundub küll nii, jah. Söögilaud, 4 tooli selle ümber. Vaatame neid toole lähemalt. Need ei ole IKEA toolid, aga need on tüüpilised Rootsi toolid. Ja mulle meeldib ka see pink väga. ja see on nagu päevavoodi. Väga lahe. Kas see käib lahti? Jah, see on täistekke. aga oota, Mis? kas see pole lihtsalt voodi? Kas sa arvad, et see käib lahti? jah, võib-olla kui sa tõmbad seda. Oh jah, see on voodi. ma arvan, et kui sa selle välja tõmbad, muutub see lihtsalt tavaliseks voodiks. Ei, aga ma tahtsin ise näha. Sul on õigus. Wow. See muutub tegelikult külaliste voodiks või millekski selliseks. jah, väga praktiline. Multifunktsionaalne mööbel. Kus me oleme seda varem näinud? jah. Olgu. Jah. Wow, mulle meeldib see väga. Mulle meeldib, kui avastad mööbli juures väikseid detaile. see on lahe. Ja siis mõni ilus maal või lillepilt toob tuppa valgust. Kas see on ka multifunktsionaalne mööbli ise? ja sellest saab laud. See avaneb niimoodi ja siis saab sellest terve laud. jah, see on nii lihtne, aga nii nutikas. See on nii lahe. See on samuti multifunktsionaalne. Kõik selles majas. Kas läheme kõigepealt sinna? jah, lähme. Mine ette, mine. sügavamale. Oh, kena koridor. Ja siin on sahver. lihtsalt palju asju. Uta. kas sa nägid seda? Kas see on pilt majast? jah. Vaata, siin oli isegi tee üle raudtee. Ja nüüd on siin 2 rööpapaari, aga tol ajal oli ainult 1. Mis siis aastate jooksul muutus? aastate jooksul on palju muutunud, jah. Selle maja sees on suvaline puidutükk,
miks on siin 2 suvalist puidutükki? Mõtlen, et see on ju saeveski lihtsalt, jah. See võib lihtsalt olla kaunistuseks, jah. Ja see on midagi, mida me alati leiame Rootsis. Või noh, Põhjamaades, ma arvan. Väga tüüpiline nagu mingi disaini element majas. Ja siit lähme edasi köögijoossa. Ilus Rootsi köök, jälle kõik väga lihtne ja funktsionaalne. Mis jooki meil siia veel jäänud on? See näeb välja, nagu see hakkaks plahvatama. Jah, see on väga... siin on meil kuupäev. 2019 ilmselt püsib veel paar aastat hea, aga see oli ainult 5 aastat tagasi. Wow! Aga see on ju vesi, eks? Jah, see on mingi vesi ja palju asju on jäänud maha, palju. Vau, kas soovite küpsist, hea härra? Teen sulle väljakutse. Võta see, Tänni. Ma pigem ei võtaks. Siin on veel üks sahver. Kas see siin on külluks? Või ei? Tagauks? Maja tagauks. Vau, aga jah, see on tüüpiline Rootsi köök, nagu me oleme varemgi näinud. See Färservapliit. Valmistatud Rootsis. Annaks palju soojust, aga keraamika selle ümber. Jah, see on isegi siin kirjas. Ja siis kõik need mantlid ja kõik muu on ikka veel siin alles. Ja midagi, mida me oleme nendes videotes palju maininud. Tööpinnad on väga madalad. See ei olnud tegelikult sellepärast, et inimesed oleksid olnud väikesed, vaid lihtsalt funktsionaalsuse pärast. Isegi viimased nõud ja suhkur olid alles. Nad valmistasid midagi. Ma olen väga uudishimulik inimene. Vaata neid taldrikuid ja klaase. See maja on jäänud puutumatuks sellest ajast, kui siin elasid viimased inimesed. Ma soovin, et me leiaksime nende kohta rohkem teavet. Ei ole eriti palju. Tundub, et nad võtsid kõik oma isiklikud asjad siit kaasa. Kui nad selle koha maha jätsid, mis on hea, aga nad jätsid lihtsalt firma asjad siia. Serveerimisluuk. Ja siis see aken, see meeldib mulle ka väga. Kõik on avatud, see on lahe. Miks see nii on? Mul pole aimugi. Siin taga on meil väga lahe kaal. Pane see uuesti kinni. Ja siis siin taga, selle ruumi taga, on veel üks söögiala, aga pigem nagu õhtune istumispaik. Ja mulle meeldivad selle ruumi värvid. Siin on värvid ka veidi soojemad. Väga. Nii. Vaata kõiki neid kaunistusi seinal. Ja siis on sul see. Jah, vabandust, ma lähen kohe selle toa kõige huvitavama asja juurde. Jah, kõik saeveski osad. Me arvame, et see on puidu nikerdamiseks. Peiteldamine ja nikerdamine. Aga me ei ole 100% kindlad. See on mõõtmiseks. Mul pole aimugi, milleks seda üldse kasutatakse, vaata seda hiiglaslikku saeketta. Et sellest kohast aru saada, pead minema tagasi 19. sajandi algusesse, kui Rootsi oli veel valdavalt maaühiskond ja metsad olid selle suurimaks ressursiks. Metsarae oli üks tähtsamaid tööstusharusid riigis. Pikkade talvede jooksul raiuti puid sügaval metsades ja kevade saabudes muutusid jõed maanteedeks. Tohutud kogused palki ujutati allavoolu. Ohtlikel parvetustel, mis mõnikord ulatusid kilomeetrite pikkuseks, töötasid mehed liikuvate palkide peal, juhtides neid läbi kitsaste kohtade, riskides iga päev oma eluga. Väikesed perekonna omanduses olevad saeveskid, nagu siin näha, olid laiali üle kogu Rootsi maaelu. Nad töötlesid puitu koha peal, enne kui see saadeti üle Euroopa, andes hoogu linnade ja tööstuse kiirele kasvule. Kuid 19. sajandi lõpuks ja 20. sajandi alguseks hakkas kõik muutuma. Suured tööstuslikud saeveskid võtsid üle, raudteed asendasid jõetransporti ning väikesed ettevõtted, nagu see siin, muutusid aegamisi vananenuks. See kinnistu oli osa sellest üleminekust, mis kunagi oli Rootsi metsanduse töötluskeskus, jäi tasapisi vaikseks. Ajaks, mil Nänni siin elas, oli tööstus, mis selle koha rajas, juba kadunud. Ja isegi suusakepp seinal. Ma ei olnud seda veel märganud. Aga see on lahe.
ja siis jälle laud 4 inimesele. Nii et võime üsna kindlalt eeldada, et siin elas umbes 4 inimest. jah, see on loogiline. Tõenäoliselt 2 vanemat ja 2 last. Tüüpiline perekond. Oh, vaata seda, veel rohkem suusavarustust. Seal on initsiaalid VL. Seinagel ripub siin ja isegi mingi käsiraamat on seal all. Oh, see läheb rong mööda. So many. Kas see on latern? jah, tundub küll nii. Oh. Ei, elektrit enam ei ole. Muidugi mitte. Nad tegid sellest lampi. Jah, ja sellel on mingi lehmanahk või loomnahk peal, Võib-olla isegi soolikad. mis paistab läbi. Mis meil veel on? Kivid. Ma vaatasin neid 2 suurt. Need on uskumatud, eks? Ma unustasin selle sõna kaste. Kaste, jah. Ja siin üleval on ka peitel. See on ühe inimese ravi, kes sai elektrilöögi, ütleb. Siinpool saab natuke rootsi keelt lugeda. Tõenäoliselt väga kasulik, kui töötad suures saeveskis, kus on palju tööstuslikke ja elektrilisi asju. Võivad asjad väga kiiresti, väga ohtlikuks muutuda. Ja muidugi igas toas peab olema oma kamin. Ja kas need on? Ma tean, mis need on. Oh. Kas sa saad neid vaadata ja öelda, mis See on selleks, et jalgu sisse panna. jalad sisse panna? Jah, Aga selgita mulle. need käivad ümber puutüvede ja siis saad nendega puu otsa ronida. Jah, just nii. Ma võtan ühe välja. Ole ettevaatlik. Näed, sa paneksid selle ümber puutüve, siis lukustaksid end sisse, tõuseksid ülespoole ja liiguksid kõrgemale. Ning siis ilmselt lõikaksid puu ülevalt maha. Vau, see on nii lahe. Ei, oota. Mul pole aimugi, mis see on. Täpselt. Okei, sain aru. Vau, nii palju uskumatuid asju. Ja need on tõenäoliselt kalavõrgud. Jah, kindlasti. Veel üks. Püdeljoogi. Joogisein. Ja siis siin on meil kapp, mis on endiselt kõiki asju täis. Tassid ja taldrikud ja kõik, mida sul vaja võiks minna. Armastan seda maja. Mina ka. Nii täis asju, mis on seotud nende minevikuga. Ja veelgi uskumatumaid asju on ees ootamas. See tuba seal, jah, see on midagi erilist. Sest see tuba, palun, minge teie esimesena. Aitäh. Selgitab nende äri, selgitab kõike. Vaata seda. Ma arvan, et see on kõigi nende aastate dokumentide kogu. Vaatame mõnda neist. Ma ei näita seda kaamerale, sest ma ei taha seda asukohta avalikustada. Lihtsalt ajakirjad. Siin on lihtsalt tuhanded ja tuhanded ajakirjad, mis on siia jäetud. 1996. 1996. See on lihtsalt ajakirjade kogu. Mis sul seal on? Ei, ainult fotod, aga lähme. Jaa, ma nägin, et sa vaatasid fotosid, ma mõtlesin. Ma lihtsalt tahan näha seal olevaid kuupäevi. 2000. Jah, tehas jäeti tõenäoliselt maha 90-ndatel ja siis lahkusid nad majast kuskil 2000-ndatel. See on 1982. Miks seda kõike alles hoida? Nagu me ütlesime, pole siin tegelikult eriti midagi või? Oi, ei, siin on inimeste pildid. Tõesti? Jah. Oh, vaata, koer. Armas. Siil on koerapilt koerast. 1997. 1997. See on raudtee. Vaata, see peab olema inimeste pilt. Nad näevad väga Rootsi moodi välja ja see on maja välisilme ning see on rõdu. Vau, tegelikult on siia maha jäetud palju pilte. Kas see on elutuba? Jah, see on... See on elutuba taped. Ma ei tea, kus see lühter on. Enam pole siin. Ma mõtlen, et siin on ikka veel palju pilte alles. Siin seisab mees raudteerööbaste juures.
jah. raudteerööpad olid nende jaoks ilmselt väga tähtsad. fotoalbumid, enamik neist räägivad puidust, nagu näha. jah, see on loogiline. aga jah, ma arvasin, et see maja on emotsioonitu või inimtühi. aga me oleme siin juba mõned viimased mälestused leidnud. ja need olid ka väga huvitavad ning me olime neid juba vaadanud. ja need kõik kujutavad Palestiinat. ja siin näeme nende töölauda ning tõenäoliselt just siit nad kogu oma äri ajasid. ja kõik need ajakirjad miks neil siin kohas nii palju ajakirju oli? igavusest, ma ei tea. ilmselt lihtsalt aastate jooksul kogunenud kollektsioon, mõned kalendrid ja kõik muu. aga tõesti lahe. ja selles nurgas. mis? see on mingisugune õmblusmasin, aga ma ei tea, mul pole aimugi. see on teistsugune õmblusmasin. see näeb välja nagu analoogmasin. ma arvan, et see on pigem tööstuslik õmblusmasin. oh jumal. see on väga vastupidav masin. see on tõesti vana masin. vaata seda. oh, see vapp seal peal on hämmastav. see on patent. elastne. elastne muster, ma arvan, et siin on nii kirjas. Vau, seda on raske väänata. väga raske väänata. ja siin on meil omamoodi väike istumisala koos veel mõne juhusliku asjaga. ja muidugi, mis oleks Rootsi ilma kiiktoolita? astusin sellele peale. ole ettevaatlik, see ei tundu just heas seisukorras olevat. see läheb päris kaugele taha. tõsi. siin on see pigem lamamistool kui kiiktool. aga mulle see meeldib. nii see ongi. Rootsi on väga sarnane Ameerika Ühendriikidega. Neil on alati kiiktoolid olemas. siit kaudu. ja siis siit edasi jõuame me maja parimasse tuppa. see oli tõenäoliselt tuba, kus nad veetsid kõige rohkem aega. aga need inimesed olid väga muusikalembesed. Neil on selles toas nii palju muusikariistu. kas ma peaksin sulle näitama, kuidas päriselt klaverit mängida? Wow. ilus. aga ma arvan, et see on ikka nii lahe, et see kõik on siia alles jäetud. Stockholm. Wow. me pole kunagi varem näinud Hoffmanni Stockholmist. ei, ma ei usu. olen üsna kindel, et mina ka ei ole. ikka veel nii heas korras. kas sa saad seda rohkem avada? nagu jah, kas sa saad seda aidast lahti teha? Neile, kes pole kunagi varem klaveri sisemust näinud, see oligi kõik. see on nagu väikesed haamrid, mis löövad keeli. täpselt nii. siin näete tapeeti, mida me just nägime selles pildil, kus naine seisis. see kontüür. ja siin on veelgi rohkem pilliosi, mul pole aimugi. see näeb samuti välja nagu klaveri sisemus. ja see on ilmselt kitarrikast, mis meil siin on. või tead sina sellest rohkem? jah, ma arvan, et tõenäoliselt on see kitarrikast. igal puul on maalid. mulle meeldib see väga, see näeb väga rootsipärane välja. jah. aga need maalid seal taga, naine nutab. vaata seda. see oli nende istumisala. kas sa oled juba märganud? jaa. ma mõtlen, see on katki, aga ikkagi. sellist pilli niimoodi hüljatuna leida juhtub väga harva. väga kallis pill, nii et jah. väga kena istumisnurk 2 tooliga siin. näeb uskumatult tubane välja. ja siis pink radiaatori juures. võrratu. Need on ühed minu lemmiktükid. ma ei usu, et see on päris. võib-olla on. Nickel. jah, on 1880 midagi. 1888. Vau, see tundub väga võlts. aga ma ei tea. sellest oleme ka juba rääkinud ja vaielnud. kas sa oled kunagi varem sellist kitarri näinud? kas ma võin selle välja võtta? jah, võta see välja, palun. aga mulle tundub, et ma olen seda näinud. kas see on nagu sitar? ma ei tea. mul pole aimugi, kuidas seda üldse mängida.
ma arvan, et sa hoiad seda niimoodi. Jah. Ja siis võib-olla toetad selle kuhugi. See on lahe instrument. Väga ainulaadne. natuke näeb välja nagu kitarr tänu frettidele, aga siis sul on... Me ei oska seda seletada. Võib-olla need frettideta keeled on mõeldud akordide või bassi jaoks. Kui keegi teab, kui keegi rootslane või skandinaavlane teab selle kohta midagi, siis andke kindlasti all kommentaarides teada. Sest jah, need on asjad, millega sa kokku puutud, aga mida sa isegi seletada ei oska. Need on nii lahedad. See on maal aastast 1928. Kuldraam selle ümber. Ja kui me ütlesime, et sõna otseses mõttes kõik on sellesse majja jäänud, siis me mõtlesimegi sõna otseses mõttes kõike. See näeb välja nagu käsitsi nikerdatud. Oh jumal küll. Oh jah, see on elevandiluu või midagi sellist. Nii õrn. Ma ei tea, sa oskad sellega ümber käia. Samuti need taldrikud seal all ja teekomplekt. Tõesti lahe. Need olid nende inimeste kõige uhkemad varad. Nad tõid selle välja ainult väga erilistel hetkedel. Lauake, selle ümber 3 tooli. Alati akna juures. Ja. Päikesevalgus. Jah, see väike lamp, mis neil on. Jah, aga kas sa oled näinud, et neil ei ole? Lihtsalt suurt valgust. Ei. See on natuke imelik, eks? Seal on näha mõningaid seinalampe. Jah. Jah. Viimane asi, mida ma selles toas näidata tahan, on väike tumbake. See meeldib mulle tõesti väga. Olgu. Lahe maja. Väga. Ülemisel korrusel. Lahe. Jah, lähme. Kas sa juba nägid seda luuki siin all? Jah. Ma arvan, et siin all on väga väike kelder. Oh, wow. Ole ettevaatlik. Punane mürk. 2000 teine. Kas ma peaksin lihtsalt kaamera sisse panema? Jah. Ma ei pea siia sisse minema. Liiga palju. Maapinnas on kivi. Aga see on liiga väike, et sinna sissegi astuda. See on lihtsalt hooldusava. Kas sinuga on kõik korras? Jah, minuga on kõik korras. Ma lihtsalt panen selle kinni. See on tegelikult väga raske, see puit, millest põrand on tehtud. Ma mõtlen, see peabki olema. Jah, need majad on ehitatud uskumatult tugevaks. Oleks naljakas, kui see tunduks nagu... Okei, lähme üles, näitame malamistube. Siin on isegi rõdu. Kas me saame sinna minna? Ei. See on see rõdu, mida me enne pildil näitasime. Jah, sa näed seda. Ja sinu taga on vannituba. Jah, väga väike. Sa võid sisse minna ja lihtsalt seda näidata. Tualet. Mitte eriti palju. Mitte eriti palju. Siin oli kunagi dušš, aga see ongi kõik. Mulle meeldib see ala siin üleval. Ma arvan, et nad veetsid ka siin aega. Eriti trenni tehes. Keegi sõitis selle jalgrattaga 185 kilomeetrit. Lahe. Vaatame, me näeme neid mahajäetud kohtades tihti. Jah, tõsi. Ja eriti põhjas, sest kui sa oled majas lõksus, peab sul midagi olema. Sul on vaja midagi, mida perega teha, jah? Ei, see pole perega. Üksi. Tahad kõigepealt sinna tuppa minna? Jah. Lähme. Jah, see on vist peamagamistuba, ma arvan. 2 voodit kõrvuti. Me näeme seda Rootsis tihti. Tegelikult, kus voodi on seina sisse ehitatud nagu Prantsusmaal. Kardinad peal, aga siis Rootsi moodi. See on väga lihtne mööbel. Isegi. Sii. Some clothes. Kampsun ripub siin ikka veel. Ilus kampsun. Voodi on ikka veel üles tehtud. Padi on ikka veel seal üleval. Uskumatu. Mine teise rongi. See on vist juba 5 või midagi sellist. Kogu nende riietus on siin kapis. Radiola. Milline bränd? Nupud näevad välja nagu kristallid. Seinalambid on väikesed. Kogu halb voodipesu muidugi. Olgu. Vaatame, mis toad meil siin üleval veel on. Kas see on lamp? Ma arvan küll. Ma arvan küll. See tuuba on üks mu lemmikutest. See on nii kena. Üleval korrusel.
nii hubane tuba. ma mõtlen, et sa tunneksid end selles toas nagu printsess. see kuulub kindlasti ühele lapsele, kes selles majas elas. Wow. vaata, kuidas see voodi on kujundatud. mõlemas otsas on padjad. see jätab sellest palju mugavama mulje. voodi on endiselt üles tehtud. mulle meeldib ka voodiraam ise. Oh jaa. ausalt öeldes tundub see mulle väga itaaliapärane. sa mõtled selle metalliga, jah? metallitöö. jah, tavaliselt on neil puit, aga jah. Rootsis väga ebatüüpiline. Die Geschwister, see on saksa keel. jah. see tähendab õed. kappide ehitamine. laste lükatud asjad on ikka veel seal maas. Oh jah, väga palju. see on väga armas. ja isegi siin toanurgas on meil beebivoodi, mis on samas stiilis nagu voodi. ja see on samuti üks neist väljatõmmatavatest vooditest, nagu näete. see laieneb aastate jooksul, kui lapsed kasvavad. nii ei pea te uut mööblit ostma. Dalase? me näeme nii palju õmblusmasinaid, mida me pole kunagi varem näinud. see on see masin seal. mis? Oh wow. väga ilus ka. olgu. ma mõtlen üks neist maskidest. Kermit. mulle meeldib see tuba. mulle tõesti meeldib see tuba. tulge minuga, hea härra. Oh. ja põrand praguneb. ma pean seda liialdama. see tundub nagu veel üks. laste tuba on siinpool või päris lastetoad? jah. oo jaa, absoluutselt. ma mõtlen, see on nii hubane. see tähestik seal üleval. kas sa näed neid lisatähti rootsi keeles? aga neil on rohkem tähti kui siin, eks? jah, neil on küll. ta armastas kasse. ja mulle meeldivad ka need kollased aktsendid. lihtsalt kõikjal on kollane ja kõikjal on kassid. mulle meeldib see. kassitikand. lastetuba. diplom. ja see on aastast 1971. Vau. ja see on, ei, Tiina, ma eksin, Tiina ja see on tema. ma usun, et tema põhikooli lõputunnistus on aastast 1982. nii et see oli Tiina tuba, kõik. ja isegi tema kostüümiriided ja klounimask ripuvad siin ikka veel. siia on nad selle jälle kirjutanud, aga mina kirjutasin natuke teistmoodi. Tinja. siin on kirjas Tanja. jah, aga rootsi keeles ütleksid sa Tunja. jah, ei. Tanja. siin oli kirjutatud Teena. ja siin on kirjutatud Tiinja. jah, see on imelik. nii et see on natuke kummaline, see on erinevalt kirjutatud. milline värviline maal. see oli siis, kui ta oli väga noor. jah. olgu. hei, ühe tõeliselt laheda Rootsi eseme ees. tule siia, vaata siia tuppa, vaata selle toa nurka siin. Oh wow. Immeline Orrell. tundub, et kõik selles majas mängisid pille. jah. talvekuudel peab end kuidagi lõbustama. jah. mida sa teeksid nii vähese päevavalgusega? mul on tunne, et kõik rootslased käivad suusatamas ja siis istuvad toas. Nad suusataksid tööle. kui keegi elab Rootsis ja sa vaatad seda videot, siis anna meile lihtsalt teada. kuidas sa veedaksid kõik need päevad, ilmselt kuud järjest pimeduses? vaata seda. karud. miks on Rootsis karud? hea küsimus, ma ei tea. Noh, siin on üks. jah, see on õige. on uskumatu näha kõiki neid mälestusi siin. maalid, mille nad tegid. mänguasjad, millega nad mängisid. see on väga mänguline tuba. kõik on nüüd maha jäetud. Oh, vaata seda kaarti. vaata, kui hästi see on ehitatud. see on ikka veel tehtud puidust ja metallist.
tänapäeval oleks see asi täiesti plastikust tehtud. tõsi. Me elame plastikust fantastilises maailmas. Ma tahan tagasi minna sellesse aega, nagu see varem oli. Vaata, kui ilusad olid mänguasjad, millega lapsed varem mängisid. jah, see on plastik. sa osutad nendele plastikust asjadele. See ütleb 1976. väga täpsed Rootsi kujutised. See on täiesti Rootsi. Blond tüdruk ja taustal punane maja. Sügisel näeb see nii ilus välja. Mida veel võiks tahta, kui mõelda Rootsile? Olgu! Ja siis peaksime siit lõpuni minema. Riede press. Oh, see ilmselt töötab veel. Ma tahan seda keerata. Ma arvan, et see on õmblustuba. jah, kindlasti. Ja. Oh, siin on väike jõulusõim või midagi sellist. oh jah, see on armas. see on katki, aga Nii et neil on siin mõned niidid, mõne puupulga küljes. Õmblusmasin on ikka veel siin. Muskiwana. Jälle ruutsi keel. ma vaevu suudan seda lugeda, aga jah, Ma arvan, et see oli ka kunagi magamistuba. võib-olla. Võib-olla oli siin voodi, aga nad ilmselt tegid selle ümber. Olgu. Ilus maja, eks? Mulle meeldib see. Oh, hea on Ruutsi tagasi olla. Filmime mõningaid päris inimeste lugusid. Olgu, nüüd on aeg teile nende äri näidata. Lähme siis välja. Mulle meeldib sügisel õues olla. Nii hea. ma lihtsalt armastan Rootsit sügisel. see on lihtsalt täiuslik. Ma arvan, et see on nii lahe, et neil inimestel oli töö otseses mõttes oma maja juures. Nagu nad lihtsalt. jah ja ei. Nad pidid lihtsalt oma esiuksest välja astuma ja siis kiiresti siia tööle kõndima, aga me peaksime seda nägema. Jah, veel üks rongrahvas. kui palju neid on? Olgu, lähme siit läbi ja siis liigume veik edasi. Päike on tõesti ere. On käes see aeg aastast, kus päike on kogu aeg madalal ja otse näkku paistmas. Aga sa näed juba saeveski kontuuri. Ja ma ei tea, miks siin on nii suur korsten. See on siis kinnistu tagaosas, nagu sa ka drooni videost nägid. Ja tegelikult on sellel kinnistul mitu erinevat hoonet. Nendel inimestel oli tohutult suur maa-ala. kuidas me siit läbi saame? Siin on uks. päike on nii ere, et ma vaevu suudan seda filmida, mulle tundub. vaata selle korstna suurust. Jaa. See on tohutu tehas. Oh, vaata. See on osa rongivagunitest. jaa. See on üks rongidest. Olgu, lähme siit sisse. See koht pole aastakümneid töölisi näinud. Siia sisse astudes tundub kõik nii vana. Ole ettevaatlik, sest ma arvan, et põrand vajub veidi sisse. Lähme ükshaaval. See ei tundu eriti stabiilne. See on tuba, kuhu korsten on kinnitatud. Korsten on kohe väljas. Aga milleks seda kasutatakse? Mul pole aimugi. Näeb välja nagu rihmad, mis veaksid saage ja kõike muud. Ma näen, et siin on mingisugune käiakivi. Need masinad on iidvanad. Ja siis see massiivne mootor seal, või vähemalt ma olen üsna kindel, et see on mootor. Jah, seda ajaks rihm ja see liiguks siit kaudu. Ma tean, milleks korsten on. See on aurumasina jaoks ja siis aurumasin keeraks seda ja paneks kõik masinad tööle. Ja tõenäoliselt on aurumasin selles kõrvaltoas või üldse mingi muu mootor. Ma ei väida, et see oli ainult aurujõul, aga jah. Ma ei tea, mis see siin on. Täiesti teadmata. Ja tööriistu on siin igal pool. Jah, olgu. Lähme edasi ja vaatame. Oh, wow.
sa võid sinna jääda, ma tahan lihtsalt neid arvutusi näidata, mis nad siia kirjutasid. ei või olla. jah, meid on palju. See on ilmselt pereettevõte, mis on tegutsenud põlvest põlve ja mida on isalt pojale edasi antud ning kogu pere töötas siin. ma arvan, et sa seisad laual, mis kohe läbi vajub. Aga ma tahtsin kelku näidata. Vaata seda. Vau. See on tohutu. Tohutu kelk, okei. Ja siis siit liigud sa põhiosasse. See on saeveski. Tõenäoliselt saetakse seal lauad. Sellest pole palju alles jäänud. Ikka veel on kõikjal saepuru maas. Mis see on? Kas see pole mitte inimeste poolt juhitav? Võib-olla üks üleval ja siis üks all ning nad. Jah, see ongi kõik niimoodi. Võib-olla üleval saad seda näha. Ole ettevaatlik. Kas seal üleval on midagi näha? Tegelikult mitte. See on täiesti tühi ruum. Ei, see on lihtsalt rohkem tööruumi. See on ohtlik ettevõtmine. Issand, ma hakkan väsima. Jah. Ma peaksin jõusaali minema või? See on sinu jõusaal. Jaa. Nii lahe on siit läbi jalutada. Inimesed töötasid siin iga päev. Vaata siia. Siin on aken. See viib teise ruumi, mis on täis masinaid. Nii on lahedad. Siin nikerdati ja valmistati igasuguseid erinevaid puidust esemeid. Vaatame, mida veel sellel talul leida on. Talu. Selline. Jah, võib-olla, saame näha. See näeb tõesti natuke välja nagu talu. Põrandal on nii palju asju. Okei, vaatame. Tule siia. See hoone on täielikult kokku varisenud. Aga see on aurumasin, mis andis hoones olevatele masinatele jõudu. Ma ei usu, et me suudame seda korralikult näidata. Siit pandi see käima. Vaata seda. Ja siis torud jookseksid igale poole. Tõenäoliselt varustas see kogu käitist aurujõuga. Aga jah, lagunes laiali. Laguneeb igas mõttes. Jaa. Olgu. See on täiesti lagunemas. Jah. Tiltreid verboden. See tähendab, et sisenemine on keelatud. Aga see pole sinna pandud hiljuti. See pandi sinna aastakümneid tagasi. See on ilmselt varisemisohtu tõttu. Jah, sees näeb väga ohtlik välja. Ladustamisruum või midagi sellist. Jah, tundub nii. Hoiustada kõiki osi, mida nad tegid. Jah. Ja see läheb ilmselt veelgi kaugemale ja kaugemale siit alla. Need on rongivaguni jäänused. Kas sa arvad, et rong tuli tõesti siia? Sest rööpad on kusagil sealpool. Ma ei tea, siia oleks loogiline rööpad panna. Siis see hargneks siin ja ilmselt laaditaks peale. Jah, midagi sellist. Nagu näha, see on ladustamisruum, kuhu nad panid kõik valmistatud lauad ja muu. Ja siin on siiani osa nende materjalist alles. See on see, mida nad saeveskis valmistasid. Tuhanded ja tuhanded puutükid. Ja kui huvitav avastusretk see oli? Hõlumeelle. Jaa. Nagu täielik pereäri, kogu ajalugu ning kõik emotsioonid ja mälestused, mis maha jäid. Rootsis oled vinge. Suur aitäh, et vaatasid selle nädala videot. Kui sulle meeldis, siis palun pane videole pöial püsti. Telli kanal, kirjuta kena kommentaar ja vaata ka Brossoft DK veebilehte, kust leiad uskumatuid kaupu. Näeme teid kõiki järgmisel nädalal uue uskumatult laheda videoga kusagilt maailmast. Nägemist!